Nii, hakkame siis otsast peale. Tere kõigile! Tänase loengu pealkiri on Lipostik Fit ja selle loengu teemaks on ainevahetuse ehk metabolismi kiirendamine tervisele kahju tekitamata. Mis asi on ainevahetus? Ainevahetus on selline protsesside kogum, mille üldiseks ülesandeks on toitainete lõhustamine, seedimisprotsessi korraldamine, rakkude toitmine, energia tootmine ja jääkide väljutamine. Ja iseenesest on see inimese igapäevane elu ja tundub selline lihtne, aga miks ta inimeses nii erinev on võrreldes teistega, seda tegelikult ei osatagi üheselt paika panna. Küll aga on teatud teooriad, mis seda siis natukene selgitada püüavad ja neid teooriaid me siis tänase esitluse juures vaatame. Ja see esitlus on üles ehitatud 3 osas. Esimesed slaidid räägivad siis rasvumise probleemist üleüldiselt. Järgmised slaidid räägivad metabolismi rollist rasvumises ja viimased slaidid räägivad, kuidas kiirendada metabolismi tervisele kahju tegemata. Ja siin ongi siis esimene slaid, mis ütleb, et maailmas 2 miljardil inimesel on kehal rasvaladestumised. Nendest 650 miljonit on rasvunud ja 33% inimesi on ülekaalulised ja 1/3 nendest on rasvunud. Aeg-ajalt saab ajakirjandusest ka lugeda, kuidas see probleem jälle tõstetakse nagu esile ja aktuaalne ta on ja tegeleda sellega tuleb ja on väga hea meel, et ka Coral Club on siin andnud oma panuse sellesse, et seda protsessi natukenegi aidata inimestel siis lahendada. Aga see on selline informatiivne slaid. Tehakse ka statistikat ja uuritakse ikka aastast aastasse, kuidas see protsess kulgeb ja tegelikult on ta kulgenud praegu ikkagi negatiivses suunas. See tähendab, et ülekaaluliste ja rasvunud inimeste arv on viimase 40 aastaga kasvanud. Aga tegelikkuses on olnud ka meil siin eriti viimastel aastatel elu ikka üsna hea, vähemalt nendes riikides, kus majandus on arenenud ja elu on arenenud ja hea elu paneb ikka ennast hästi tundma ja paljud inimesed seostavad seda hästi tundmist toitumisega, nii et siin see tegelikult ongi. Miks meil siis tekivad liigsed rasvad ja miks nad ladestuvad? Ja esimene põhjus ongi siis, et energia on tasakaalustamata. See tähendab seda, et me sööme rohkem, kui meil tegelikult organism vajaks. Ja organism kasutab energiat tegelikult nagu 2 osas, et osa energiat läheb keha lihtsalt funktsioneerimise peale. See, et me hingame, toitume, töötame, liigutame, see kõik vajab tegelikult energiat, mida inimene siis saab toidust. Aga teine osa on füüsiline töö ja sportlased ja suureneva füüsilise koormusega inimesed üldse, et nendel on siis energiavajadus suurem ja nende toidusedel võib siis ja kalorsus võib siis koosneda rohkematest ja energiarikkamatest toitudest ka. Ja miks meil on siis see energia
tasakaalustamata ja toidusedel vale on see, et me sööme rafineeritud toite ja see rafineeritus tegelikult tähendab seda, et kui me sööme valmis toite ja ostame poest rohkem, ilma et me ise kodus süüa teeksime, siis poest me saamegi ainult töödeldud toitude näol rohkem rafineeritud toite ja tooteid. Ja see tähendab seda, mis see rafineerimine tähendab? Tähendab seda, et sellest toidust on välja viidud kõik, mis vähegi kasulik on. Näitena toon siia näiteks riisi, et kui me sööme valget riisi, siis seesama valge riisitera, mida me sööme, on tegelikult peaaegu et puhas tärklis ja selle ümbert on ära võetud kõik idud ja gliid ehk siis vitamiinid, mineraalained ja kiudained, mis tegelikult selles riisis algselt kasulikud olid. Pruun riis on tegelikult natukene kasulikum, sellepärast et tema on koorimata, aga poelettidel on siis väga palju selliseid lõpuni rafineeritud tooteid, millest inimene tegelikult mitte midagi kehale kasu ei saa. Siis suhkru ja soola liigtarbimine, jällegi valmistoitude puhul hästi kasutatud ja suhkur ja sool on tegelikult, nad tekitavad lihtsalt toidule maitse ja kui toit on maitsev, siis inimesed söövad rohkem ja tegelikult ei mõtle selle sisalduse peale. Siis kui me väga teaduslikult ja teadlikult oma menüü koostamisele ei lähene ja seda ei tee, siis ei ole meil ka tasakaalustatud rasvade, valkude ja süsivesikute hulka. Ja me sööme jällegi kas ühe või teise osa poole kallutatud toite, aga kokkuvõttes see kehale kasulik ei ole. Ja loomulikult siis kõik kaloririkkad kontrollimatud vahepalad, mis tegelikult ju tekitavad isu ja teinekord on selline olukord, et lihtsalt näed mingit kooki ja sa näed, kuidas juba seedimine hakkab tööle ja kui tahtejõudu ei ole, siis niimoodi need kaloririkkad vahepalad kehasse satuvad. Aga kehal neid tegelikult vaja ei ole ja sealt tekibki siis ülearu saadud energia. Nii, siis teine slaid veel energia tasakaalustamatuse kohta ütleb seda, et kui me sööme, siis meie organismis ehk veres hakkab tekkima siis glükoos ehk veresuhkur ja keha tegelikult saab sealt kõige rohkem energiat. Selle energiaga keha hoiab ennast töös. Kui glükoos jõuab vereringesse, siis hakkab keha tootma insuliini ja see hakkab kohe vereglükoosi sisaldust langetama. Aga kui me kogu aeg anname kehale toitu juurde, siis me hoiame kogu aeg kehas seda glükoosi veres ja sealt tekib liigne glükoosi hulk ja selle tulemusena hakkab välja kujunema haiguslikud seisundid. Mida rohkem tekib kehasse glükoosi, seda rohkem tekib ka insuliini ja insuliinil on selline ülesanne, et see võimaldab glükoosil verest rakkudesse imenduda ja aga samas ka paneb keha tootma rohkem rasvarakke ja kui neid saab liiga palju, siis hakkab aju saama selliseid signaale, mis tekitab uuesti söögiisu. Ja rakk hakkab uuesti toitu nõudma ja kui ta selle saab, siis ta rasvaga täitubki. Lugesin veel sellist asja ka, et täitunud rasvarakud hakkavad eritama selliseid ühendeid, mis nõrgendavad insuliini toimet ja suurendavad insuliini resistentsust. Ja keha ei tunne enam ära, kui palju insuliini on vaja
toota, siis ei pääse glükoos enam rakkudesse ja rakud ei saa enam energiat, et keha varustada. Mida suurem on glükoosi tase veres, seda rohkem eraldub insuliini ja kui veresuhkur jõuab normi tasemele, alandab insuliini jääk veresuhkrusisaldust edasi ja tekib uus näljatunne. Ja teada on ju ka see, et erinevad toiduained seeduvad maos erineva aega ja kui me juba selle uue näljatunde põhjal hakkame uuesti sööma, siis sealt juba tekibki jälle uus ring ja tekivad jälle uued rasvakogused ja kui keha neid omale ära kasutada ei jõua ja ei vaja, siis sealt see rasvarakk tekib ja kasvabki. Nii et mida rohkem me anname siis oma kehale lihtsaid süsivesikuid ja rasvasid, seda rohkem see veresuhkur kõigub, näljatunne tekib ja mõõdud suurenevad. Liigsed rasvad ladestuvad sellepärast, teine põhjus, et meie ainevahetus aeglustub ja ainevahetuse aeglustumise põhjused on vale toitumine, millest me juba siis natukene ka rääkisime, siis füüsiliste koormuste puudumine. See tähendab, et me ei liiguta ennast piisavalt ja üldiselt treenerite arvamus on, et kõndimine on küll väga kasulik, igapäevane kõndimine ja täiesti vajalik, aga kõndimine ei anna kehale koormust. Nii et selleks, et oma ainevahetust päriselt ka mõjutada, tuleb kõndimise kõrvale teha kas mingisuguseid füüsilisi harjutusi, kasutada kas kõnnikeppe või veel parem neid keppe, millel on amordid sees, siis saab õlavööde rohkem koormust või siis päris teha mingisugust treeningulaadset tegevust nädala jooksul mõned korrad. Või siis kodus mingisugust füüsilist tööd, nii et see koormus on tegelikult vajalik. Kui meil on unehäired, kui meie öö- ja päevatsükkel ei ole tasakaalus, iga, millest me ka ei pääse, ehk vanus samamoodi on määrav ja mida vanem on inimene, seda aeglasemaks läheb ainevahetus, keha lihtsalt toimib niimoodi. Ja erinevad haigused siis ka. Näiteks üks ainevahetust mõjutav haigus kindlasti on kilpnääre, mida siis nagu tuvastatakse inimestel järjest rohkem ja rohkem, kellel ületalitlus, kellel alatalitlus. Ja tegelikult mul on selline kogemus, et kõik alatalitlusega kilpnäärmehaiged inimesed tegelikult ei ole ka ühesuguse ainevahetusega, nii et ka siin on inimeste puhul nagu erinevad sellised olukorrad. Kõigil ei saa nagu ühe nagu mõõdupuuga luua siin. Siis veel on haigus nagu diabeet ja podagra on ka välja toodud ainevahetust mõjutava haigusena. Ja ainevahetuse aeglustumine on siis iseenesest selline ainevahetuse kiiruse häire, kui organism lihtsalt omastab ja kulutab kaloreid aeglasemalt. Ja siin ongi see, mis ma juba enne siis ka ütlesin, et kui eelmine toit ei ole veel kehas ära seedinud ja rakkudesse läinud ja tuleb uus toidukord peale, siis uus toidukord lihtsalt ladestub eelmisele peale ja toob kaasa ülekalorid, millega keha ei oska siis mitte midagi muud peale hakata, kui talletada. Liigsed kalorid lähevad siis üle rasvaks ja tekitavad kehamõõtude suurenemist ja organism omastab toitu aeglasemalt
ja saamata siis toitaineid täismahus kätte. Kuhu need kehamõõdud suurenema täpselt hakkavad, need on jällegi inimese puhul nagu väga individuaalsed. Meestel lähevad nad ühtedesse kohtadesse, naistel lähevad natukene teistsugustesse kohtadesse, aga kellel on see protsess nagu enda nahal läbi kogetud, siis tegelikult on see täiesti näha, kust kohast kõigepealt nagu suurenema hakkab ja kui sellele protsessile pidurit ei tõmmata, siis lihtsalt tulebki järjest juurde. Nii et nii paratamatu see protsess tegelikult on. Mida aktiivsem on ainevahetus, seda kiiremini rasv põleb, aga millest see otseselt nagu sõltub, on olemas küll teatud mõtted, aga siiski on inimesi, kes tõesti saavad sisuliselt kohe oma sisse söödud toitained, nende keha nagu paigutab selle ära ja midagi rasvaks ei lähe ja teistel siis on kogu see protsess nii aeglane, et paratamatult tekivad siis rasvarakud ja ülekaal. Nii et tõesti ühesuguse kalosusega toit sõltuvalt inimese ainevahetuse kiirusest omastub väga erinevalt ja nii ta paraku on. Nii, mis siis mõjutab meie metabolismi? Kõigepealt mõjutab keha koostis. Mida rohkem on organismis kas rasva või lihasmassi, mida rohkem lihaseid, seda kõrgem ja kiirem ainevahetus. Kes tunneb mõnda sportlast, eriti veel kulturiste, siis nende energiavajadus sõltuvalt siis treeninguperioodi ja võistlusperioodi vaheldusest on väga erinev ja kui me jälgime siis, kuidas sportlased nagu oma toitumisest räägivad, siis mina isiklikult olen küll kuulnud, kus osad ütlevad siis niimoodi, et nad ei pea nagu, kui ei ole võistlusperiood, siis nad ei pea nagu midagi jälgima, et nad võivad sisuliselt endale lubada kõiki asju, muidugi mitte siis mõõtmatutes kogustes, aga lihtsalt nad ei pea mitte midagi oma menüüst ära jätma ja kogused võivad ka suuremad olla, aga lihtsalt sellepärast, et nende treeninguperiood on nii intensiivne. Siis sugu mõjutab, kas mees või naine ja jällegi on järeldatud, et meestel on ainevahetus 5–10% kõrgem kui naistel. Noh, mis sinna ikka siis teha saab, nii on. Ehkki on loomulikult ka meestel ülekaalu ja ainevahetuse probleeme, aga siiski öeldakse jah, et naistel on natukene see probleem teravam. Siis vanusega läheb ainevahetus aeglasemaks. Siis toidu termogenees ehk siis energia, mida organism kulutab toidu seedimiseks ja füüsiline aktiivsus ehk kalorite üldarv, mida igapäevaselt inimene kulutab igasugusele tegevusele. Ja kui me jälgime näiteks toitumiskavasid, siis toitumiskavades on ka alati ära määratud see, et kui sa üldse füüsilist tööd ei tee, kui sa või päevas midagi ei tee, näiteks istud päev otsa arvutis, teed tööd ja õhtul ka kõndima ei lähe, et siis on selle inimese toiduvajadus nagu ühesugune ja see, kes on füüsiliselt päeval aktiivne, temal on siis teistsugune. Nii et see nagu on oluline ja toiduvalik sõltub sellest. Aga veel sõltub siis osaliselt ka pärilikkusest. Pärilikkus on üldse selline tegur, mis annab meile kaasa lihtsalt teatud omadused, teatud, öeldakse ka
hoiakud, teatud harjumused ja kui inimene siis saab juba nii vanaks, et ta saab hakata oma harjumusi korrigeerima ja muutma ja hoiakuid muutma, siis saab seda pärilikkuse antud arengusuunda muuta. Aga on ka siis olukordi võib-olla, mida ei saa muuta, aga eks see sõltub inimesest endast ja tegelikult ikkagi tema eluvalikutest. Ja veel mina tooksin siin välja ühe teguri ja see on tegelikult igapäevane stressitase. Ja no ma julgen küll öelda, et stressitase on inimese enda valida, sellepärast et kõik olukorrad, mis tekitavad meil stressi, on tegelikult meie enda poolt, meie ellu valitud. Ja kui on stressirohke olukord, siis sellest saab väljuda, aga see ei ole selline, et teed ukse lahti ja astun välja ja siis mul stressi enam ei ole. Et siiski me saame enda valikutega teha seda, millises olukorras me kui kaua viibime ja kui me ikkagi võtame ennast kokku ja suudame ja olukorrad ka võimaldavad stressis olukorrast nagu välja minna, siis seda on võimalik teha. Nii et ma ikkagi väidan, et stressitase meie elus on meie enda valida ja otsustada. Nii, aga need on siis ainevahetust mõjutavad tegurid. Nii, ja kuidas me siis saame seda ainevahetust kiirendama hakata ja me hakkame vaikselt siis liikuma oma tänase põhiteema peale, ehk siis kuidas Coral Club oma tootega saab ainevahetust kiirendada. Ja toode, millest me täna siis räägime, ongi Lipostick Fit. See on niisugune vedelik, mis on sellistes väikestes piklikes portsjonites ja edaspidi räägime, millest see siis täpsemalt koosneb ja miks ta sellist toimet nagu kehale avaldab. Aga see on siis väga innovaatiline toode, mis aitab kaasa ideaalse vormi saavutamiseks. Ja toode lubab, et kehamõõdud kahanevad selle arvelt, et ainevahetus kiireneb. Toode on väga kaasaegsete meetoditega toodetud ja tema biosaadavus on hoopis uuel tasemel tänu siis kasutatud tehnoloogiale. On mugavad hermeetilised portsjonpakid, saad igale poole kaasa võtta, kuskilt nad ei leki. Ja on palju patenteeritud koostisosi ja tõestatud tõhusus, mis on siis uuringutega kinnitatud. Nüüd tulevad mõned slaidid Coral Clubi tootmise kohta ja Coral Club on siis tõesti oma tootmise nagu üles ehitanud kõikidele kaasaegsetele nõuetele vastavalt, kasutatakse igasuguseid uusi tehnoloogilisi lahendusi, igasuguseid innovaatilisi tootmisvõtteid, uuringuid, energiatõhusus, ökoloogia, kõik see on siis Coral Clubi tootmist iseloomustavad märksõnad. Samamoodi kvaliteedikontroll. Coral Clubile, ma ütlen nii palju nende sertifikaatide kohta, et need sertifikaadid näitavad kõik tootmise vastavust rangetele maailmastandarditele. Nad ei näita toodete seda vastavust standarditele, sellepärast et toidulisanditele ei ole kvaliteedistandardeid üldse välja töötatudki. Aga mis on Coral Clubil nagu väga suur pluss on see, et kui firma toodab ise toidulisandeid ja omab tootmist, siis ta saab olla 100% kindel, et see tootmine on õige, kvaliteetne ja vastab kõikidele standarditele.
need firmad, kes kasutavad kas alltöövõttu või lasevad oma toidulisandit toota teistes tootmisettevõtetes, siis nemad saavad ka anda oma toote kohta selle standardi, aga selle standardi on nendele andnud tootmisettevõte ja see, kes edasi müüb, see ei saa tegelikult olla ikkagi 100% kindel, kas see tema tootja siis on selle standardi päriselt ka välja teeninud või mitte. Ma ei taha öelda, et siin keegi kedagi petab või et on olnud mingisuguseid selliseid petmisi või ebaausust, aga see niimoodi on, et kui tootmine kuulub ettevõttele, siis ta teab, kuidas tootmisprotsessid on üles ehitatud ja ta saab seda standardit kinnitada või võtta see teisest ettevõttest, siis saab ainult uskuda, et see tootmisprotsess on nii. Nii et, aga koralliklubi ehk Coral Club on siis tõesti oma standardid kõik ise välja teeninud ja tegelikult ka nendega saanud siis parimaid nimetusi erinevatel konkurssidel. Ja unikaalne ökosüsteem, siis viljakad rohelised põllud parimates kliimatingimustes ja siis töötajad ja töölised ka, kes nende saakide korjamisega ja töötlemisega tegelevad, on siis kõik südametunnistusega tööd tegevad inimesed üle maailma. Siis lähme nüüd toote juurde edasi ja kui igas lipostikviti toote tilgas on 1 triljon liposoomi, siis mis asi on liposoom? Liposoom on üks niisugune väike rasvaraku tasku, mille ülesanne on ainete transport või säilitamine raku sees. Ja liposoomne toidulisand tähendabki seda, et see toimiv toitaine on pakendatud sinna liposoomi sisse ehk siis sinna väiksesse taskusse ja ühest küljest see tasku aitab seda toitainet säilitada ja teisest küljest imenduvust parandada. Nii et liposoomseid toidulisandeid on erinevaid. Paljud ettevõtted toodavad liposoomseid toidulisandeid ja see tähendabki siis seda, et nad on siis eraldi tehnoloogia abil paremini säilivad ja paremini omastatavad. Ja siin siis mõned slaidid näitavadki seda, et see tehnoloogia on siis kaheastmeline. Kõigepealt segatakse mitu raskesti segunevat ainet ühtse massini, ühtse seisundini ja siis kapseldatakse nad sinna liposoomi sisse ja niimoodi saab siis selle kindlalt ja turvaliselt toimetada vajaminevasse kohta ehk rakku. Liposoomne vorm suurendab toote biosaadavust. Nad on paremini bioühildavad ja turvaliselt hoitud, nii nagu siin sai räägitud ka. Tegelikult, keda huvitab, siis internetis, nagu ikka, kõige kohta on väga palju materjali ja see teema on niisama iseenesest ka väga huvitav, nii et kui on natukene aega, siis võib juurde uurida ja silmaring läheb laiemaks küll. Ja siin on veel siis Coral Clubi tehnoloogide poolt välja toodud üks tehnoloogia, mida nad kasutavad ja öeldakse, et võimaldab saavutada võimsat sünergiavalemit patenteeritud komponentidest ja tehakse siis kõige kõrgemal tasemel kontrolli selle toidulisandi toime kohta rakus. Nii et igati turvaline teadmine
et toidulisand on kehale ohutu ja toimiv. Mis on siis lipostikviti koostises? On siis parimad taimsed rasvapõletajad. Ja me vaatame need komponendid kõik eraldi läbi ka, aga siin on nad siis kõik ühise slaidi peal. Ja kõik kokku teevad nad siis sellise omaduste kompleksi, kiirendab ainevahetust, aitab kaasa rasva põletamisele, aitab vähendada keha mõõtusid, reguleerib vereringet, kaitsevad happe stressi eest, täiendavad mikroelementide varusid ja reguleerivad aminohapete toimet rasvarõhustumisel. Nii et igati kõik lähevad selle kehakaalu ja seedimise ja rasvadega ümberkäimise teemasse. Esimene, mida siis lähemalt selgitatakse, ongi siis mandariini fermenteeritud koore ekstrakt, mida on siis selles koostises ka kõige rohkem. Ja öeldakse seda, et mandariini koor iseenesest sisaldab 20 korda rohkem antioksüdante kui nende mahl. Ja kui see koor nüüd veel ära fermenteerida, ehk siis kääritada, ehk siis hapendada, siis tekivad sinna veel lisaained, mida toores koores üldse ei olegi. Ja kõik need aktiivkomponendid siis aitavad lõhustada rasva ladestumist, kiirendada rasvavahetust, samas ka aeglustada rasva juurde tulemist ja parandada une kvaliteeti. Siin järgmise slaidi peal ongi siis see lisaainete tekkimise skeem, et kui me selle apelsinikoore või mandariinikoore ära fermenteerime, siis näiteks niisugune aine nagu nobiletiin tõuseb 10 korda suuremaks ainult fermenteerimise käigus ja teine, mis on siis 3-metoksinobiletiin, see tegelikult tekibki fermenteerimise käigus ja teda toores koores ei olegi. Aga mõlemad nad osalevad siis rasvade lõhustumise kiirendamisel ja takistavad rasvade ladestumist. Ja mandariinikoored iseenesest ka veel vähendavad kolesterooli taset ja parandavad maksafunktsiooni ja ergutavad seedetrakti. Siis järgmine, ma lähen siit korraks üle ja siis tulen tagasi lihtsalt sellepärast, et järgmine koostisosade suuruselt järgmine komponent on nonimaht. Ja noni on siis India mooruspuu ja originaalselt on temal kibe maitse ja mitte eriti meeldiv lõhn, aga sellele vaatamata kasutatakse nonivilju toiduks nii värskena kui ka kuivatatuna ja samamoodi kuivatatuna kasutatakse veel lehti. Ja kasvab see siis Vaikse ookeani ümbruses, Indias, Hawaii'l ja sealsed põliselanikud on tuvastanud, et troogil on mikroobi ja põletiku vastane toime, samuti on tal valuvaigistav toime ja vererõhu alandaja. Ja lipostikvitis on siis kasutatud nonimahla, mis on ka fermenteeritud ja see fermenteerimine on suurendanud kasulike ainete biosaadavust ja samamoodi aitab see kaasa vabade radikaalide neutraliseerimisele. Ja peamised antioksüdandid nonis on beeta-karoteen, C ja E-vitamiin ja nii nagu siis juba seal noni kodumaal on tuvastatud, siis saab ka siis selle lipostikviti kaudu
võidelda vastu kroonilistele põletikulistele protsessidele, mis ka tegelikult aitavad kaasa kaalutõusule ja siis antioksüdandid ja südame-veresoonkonna toetamine. Nii et see oli siis suuruselt teine komponent. Kolmas komponent on L-karnitiin ja L-karnitiin on selline aine, mis aitab kehal teha rasvadest energiat kehale, mis tähendab seda, et ta võtab rasvarakust rasva, suunab selle organismi raku energiajaama ehk mitokondrisse, seal toimub rasva oksüdatsioon ja energia väljumine ja selles protsessis ongi nagu rasvarakust tehtud energia. Ja see aitab kaasa siis rasva ladestumise vähenemisele, samamoodi takistab rasva kogunemist rakkudesse ja kui seda L-karnitiini veel tarbida koos füüsilise koormusega, siis on ta nagu topelttõhus rasva eemaldamiseks. Nii et see oli siis kolmas komponent. Neljas suuruselt on rohelise teelehtede ekstrakt. Rohelise teelehe ekstrakt sisaldab antioksüdante. Need aktiveerivad ainevahetust ehk siis parandavad lipiidide ja glükoosi metabolismi ja takistavad veresuhkru järsku tõusu. Siis flavonoidid parandavad vere mikrotsirkulatsiooni, mille tulemusena paraneb veresoonte toonus ning südame-veresoonkonna töö. Ja kui veresoonte toonus tugevneb, siis tegelikult veresooned on ka elastsemad. Ja samamoodi ekstrakt veel aitab kaasa aktiivsele pikaealisusele, sellepärast et ta kaitseb organismi happelise stressi eest. Nii, neljas. Viies komponent, roheliste kohvijubade ekstrakt. Rohelistes kohvijubades on selline aine nagu klorogeenne hape ja see samamoodi aitab kaasa ainevahetuse kiirendamisele. Samamoodi tõstab ta organismi energiavajadust ja annab kehale käsu võtta see eelkõige siis rasvavarudest. Isu aitab ta kontrollida selle kaudu, et see ekstrakt sisaldab kroomi. Ja samamoodi siis aitab see kroom vähendada näljatunnet ja kõik kokku viib siis organismi ja keha vastupanu ja töövõime tõstmisele. Nii et kohvijubade ekstraktil siis sellised omadused. Nii, siis sai kõik räägitud. Ja viimane koostisaine on siis musta pipra ekstrakt ehk siis bioperiin ja nimetatakse seda siis ka veel piperiiniks. See on üks patenteeritud koostisosa ja piperiini kasutatakse seedetrakti probleemide raviks ja aitab ta suurendada siis toidulisandite biosaadavust. Ja piperiin mõjutab selliste geenide tööd, mis vastutavad uute rasvarakkude moodustumise eest. See tähendab, see on võimeline kontrollima rasvarakkude moodustamist. Ühesõnaga, kui ta on võimeline juba kontrollima, siis ta on võimeline ka takistama. Ja siit slaidi esitlusest on välja jäänud veel üks väikese mahuga komponent ehk takjajuure pulber. Teda on tegelikult selles lipostikvitis sama palju kui musta pipra ekstrakti ja takjajuure pulber on siis ka seedetegevuse korrastaja. Nii et täpselt samamoodi sobib siia kombinatsiooni väga hästi ja annab oma osa kogu protsessi õnnestumiseks. Nii, miks siis lipostikvit on sinu ideaalne vormi tagaja?
kogu selle eelneva info põhjal aitab kaasa rasva põletusele, takistab rasva ladestumist, aitab kontrollida isu, ennetab ülesöömist, täiendab siis igasugust toitainete puudujääki, mis on vaja normaalse ainevahetuse jaoks ja parandab une kvaliteeti. Ta ei ole küll unerohi, aga kuna keha hakkab paremini toimima ja inimesed toitumisprobleemid saavad siis nagu leevenduse, siis keharütm läheb nagu paremaks ja inimene lihtsalt siis magab paremini ja see ongi siis see une kvaliteedi tagaja. Ühel slaidil oli juba näha ka, aga siin tuuakse veel uuesti välja, et toode ei sisalda tervisele kahjulikke ühendeid ehk siis diureetikume, mis aktiivselt väljutavad välja kehast vedelikku, rasva ei põleta ja koos selle vedeliku väljutamisega tekib hoopiski kehas siis vedeliku puudus, neerude töö on häiritud, vererõhu langus, südame ja närvisüsteemi töö on häiritud, nii et diureetikume ei ole. Teine kahjulik koostisosa on lahtistid, täpselt samamoodi, mis väljutavad vedeliku ja soolestiku sisu, aga rasva ei põleta. Lisaks veel lahtistid tekitavad ka erinevaid häireid kehas, neid ka toode ei sisalda ja kolmandaks ei sisalda siis steroidhormoone. Kuigi osad steroidid aitavad kaasa rasvamassi vähendamisele, siiski toovad need kaasa igasuguseid meditsiinilisi riske ja hormoonse tasakaalu häirimist kehas, nii et kõik need 3 komponenti on tootest puudu ja see toode on igati tervisele kahjutu. Nii, juba siis ka eelnevalt öeldud, et on portsjon pakk, mugav kaasa võtta, hermeetiline pakend ja täpne doseering. Ja seda siis soovitatakse võtta kas 1 või 2 korda päevas. Ja mis on siis eriti hea selle toote puhul on see, et kui meil ikkagi tuleb aeg-ajalt ette selliseid söömisperioode, võib-olla juhtumeid. Et ma mäletan ühte sellist juhtumit isiklikust elust, et üks sünnipäevalaua külaline ütles, et küll on kahju, et ei saa ette süüa, et sööks kohe 3 päeva jagu ette. Et kui tuleb selline olukord, et me istume väga rikkalikult kaetud laua taga jõulude ajal, sünnipäeva ajal, ükskõik millal, et siis ei suuda nendele toitudele vastu panna, vot siis sellisel juhul saame kohe võtta selle Lipostic Fiti appi ja ta aitab nagu tasakaalustada seda toidu hulka kehas siis, mida meie tahtejõud ei suuda tagasi lükata. Nii, ja lõpuks siis tootena teda saab osta siis väiksemas pakis ja suuremas pakis ja annab siis erinevalt ka boonuspunkte ja maksab ka erinevalt. Nii et väiksem pakk annab 12 punkti ja kõiki Koralliklubi tooteid saab osta siis klubihinnaga ja jaehinnaga, mis tähendab seda, et kui teed konto, siis on hind 20% odavam. Kui kontot teha ei taha, ostad nagu tavalisest e-poest, siis on hind kõrgem. Ja on suurem pakend siis, või suurem kogus, kus on 4 pakendit sees ja hetkel on siis 4 pakiga pakkumine 10%-lises sooduses, nii et väga hea võimalus osta. Ja kui siit saab siis 4 pakki, siis seda saab ka tegelikult jagada sõbrannaga ja teha ka selle raha pooleks. Siin slaidi peal on küll hindade taga tõhküü, aga tegelikult on need eurod. Nii et
et siis klubi hinnaga 75 € ilma soodustuseta ja soodustusega 67,50. See on siis aprillikuu kampaania toode. Ja saigi siis sellega otsa see esitlus. Kas keegi tahab nagu midagi näiteks oma kogemustest juurde rääkida, mis võiks veel minna siia salvestuse sisse? Kellel on mingi kasutamiskogemus või hea mõte, et juurde öelda? Tundub, et Ja mina võin öelda küll, et mina olen nüüd selline püsilipostiki kasutaja. Ja kui ma tegin sellega 3 kuud järjest, siis ütleme niimoodi, et ma küll ei kaalunud ennast, aga silmnähtavalt mu kaal langes, seda võin tõestada. Ma võtan seda nii, et õhtul enne und ja hommikul kohe, kui ärkan. Seda on tunda kohe vetsus käimisel, saad aru, et see on teistmoodi, kui lipostikki tarbid. Ja ta teeb naha muideks hästi siidiseks, kohe nagu eriliselt siidiseks teeb naha. Mis ma veel ütlen? Ja ma nüüd ma jälle tellisin endale kuuri, aga muidu mul on ta alati kapis olemas ja just selleks, kui on need nii-öelda patustamise päevad, nagu sa ütlesid, sünnipäevad, jõulud, et siis ma võtan ta õhtul sisse nii-öelda peale pidu. Et ma väga-väga soovitan, ma olen seda juba mitu aastat tarbinud ja väga-väga hea toode. Et langetab kaalu, kui tahate niimoodi korralikult kaalu langetada, siis tuleb 2 korda päevas võtta, õhtul enne und. Noh, nagu näiteks mina sain resultaadi just niimoodi õhtul enne und ja hommikul kõige esimesena. Õhtul kõige viimasena, hommikul kõige esimesena. Ja niimoodi mitu kuud järjest. Et siis kaal langeb küll, jah. Aga aitäh sulle, Elia. Et väga huvitav oli mul ka kuulata täpselt, mida ta kõike sisaldab. Et väga hea webinar, aitäh. Just, jah. Ja mina oma isiklikust kogemusest ütlen ka seda, et ma küll tegelen enda kasvatamisega tahtejõu poolest ja iga selline korralklaabi toote nagu tundma õppimine lihtsalt motiveerib kogu aeg juurde lugema ja teisest küljest ennast nagu kõrvalt vaatama, et mis eluviisi ma elan ja mida ma söön ja kui palju ma liigun ja kõik sellised asjad. Aga ütleme, selline sõrmenipsust ümbermuutmine on keeruline. Minul pole see õnnestunud ja siis on nagu väga hea, kui on selline toetav toode, mis lihtsalt aitab seda protsessi nagu teha endale kergemaks. Ja kui lõpuks juba hakkad peeglist välja nägema selline, nagu sa tahad, siis ilmselt tekib ka suurem motivatsioon siis hoida seda seisundit, et enam ei söö seda tagasi. Aga et niisugune väike abitoode aitab nagu paremini sinna finišisse jõuda, see on ju igati nagu tore ja kui ta veel on nii ohutu ka igatepidi, siis see on ju ainult nagu pluss. Jah, aga aitäh siis kuulamast, ma lõpetan salvestamise ära.